tere! Minu nimi on Kerli ja sa vaatad Beauty with Kerli esimest videot. Ma räägin selles videos täna ja näitan loomulikult, kuidas teha endale ilusat loomulikku meiki, mis on sellised võtmepunktid ja saladused. Ja räägin natukene lühidalt ka, mis siin kanalil üldse siis tulemas on ja kes ma ise üldse selline olen. Ma olen meigikunstnik ja kulmutehnik. Viimased 5 aastat olen ma siis naisi ilusamaks teinud, nende kulmusid tooninud ja neile üritusteks ja photoshootideks meike teinud, aga tegelikult ilumaailm on mind palju kauem juba huvitanud ja lisaks kulmudele ja meigile mind on huvitanud ka kõik, mis seostub nahahoolduse, juustega. Ma katsetan pidevalt uusi tooteid ja uurin, mida uut selles maailmas toimub, sest et see kõik on hästi kiiresti arenev. Ja ma olen siiamaani oma teadmisi jaganud oma lähedaste sõbrannadega võib-olla ainult, aga ma mõtlesin, et oleks aeg natukene laiemalt vist sellest rääkida. Ma otsustasin, et ma võiksin tegema hakata videosid sellel teemal. Ma loodan, et sellele on vaatajaid, eks ole näha. Sellest rääkides palun ole hea, kui sulle vähegi see teema huvi pakub, pane sellele videole like ja hakka ka minu kanalit jälgima. Sellest on väga-väga palju abi mulle kui alustavale inimesele siin maailmas. Aitäh sulle juba selle eest. Aga alustame siis meigiga. Selleks, et saada loomulikku ilusat meiki, kahjuks ei piisa sellest, et me paneme 3 asja näkku ja ongi valmis. Natukene tuleb teha ka eeltööd ja mida ma pean sellega silmas, on nahahooldus. Kõige olulisemad asjad minu arust, mida võiks teha, on koorimine ja niisutamine. Niisutatud nahk annab selle, et see meik püsib ilusasti pehal ja kooritud nahk tähendab seda, et meil on võimalikult vähe ebatasasusi. Lahtised nahatükid, need ei ole just väga seksikad. Aga hakkame pihta. Alati enne meigi peale kandmist ma teen siis näo niisutatuks ja praegu ma kasutan C-vitamiiniga näokreemi. Väga palju on erinevaid niisutajaid, mida võib kasutada. Vali endale sobiv. Kui sul on rasusam nahk, võta midagi kergemat. Kui sul on kuivam nahk, siis võta midagi tugevamat. Väga hästi sobib sinu igapäevane niisutaja ja kui sul ei ole veel seda siiamaani, siis oleks aeg hakata mõtlema selle peale. Ma teen kindlasti video tulevikus nahahoolduse soovitustest, et kust üldse alustada, millal tähelepanu pöörata, kuidas teha seda võimalikult soodsalt ja võimalikult efektiivselt. Nüüd on küsimus, kas sa tahad teha ka silmameiki või piirduda ainult põhjaga. Ma teen täna kerge silmameigi ka, selleks, et laovärv paremini peal püsiks. Kasutan natukene siia alla petikreemi. Ma kasutan Anastasia uut petikreemi. Kõik tooted, mida ma kasutan, ma panen hiljem video alla kirja. Ja nagu sa näed, siis ma praegu hajutan seda Beauty Blenderi tupsuga laiali. Oluline on, et kuskile ei jääks mingeid teravaid ränte. Ja selleks, et veel lihtsamini see silmameik ära teha, kasutan ma oma matti bronzerit, mida ma näo peal kasutan ka. Ideaalne oleks, kui sul oleks 2 pintslit, aga ühega saab ka hakkama. Hajutuspintsel on kõige olulisem silmameikpintsel, mis üldse olla saab. Ja ma kannan seda siis oma silmavakku ja välisnurka. Selleks, et see jääks võimalikult loomulik ja pehme, ma kannan korraga peale pigem vähe ja selleks, et pintsli peal ei oleks liiga palju, võib seda kas koputada või siis pühkida vahepeal salveretikusse natukene see liigne toode siit ära. Teine silma. Ja see samm ei tohiks sul üle paari minuti aega võtta. Ja natukene lähen siia kulmu alla ka, lihtsalt neid jooni veelgi pehmendada. Selleks, et natukene ka sära silmale anda, kasutame highlighterid. Mul on, ütleme, soe kuldne highlighter ja selleks, et ta jääks sära lao peal, siis ma panen seda näpuga. Kindlasti vaadake, et su näpp oleks puhas enne loomulikult, sest et silmapiirkond on eriti tundlik ja me ei taha siia mingeid näästisid baktereid tuua. Ja nüüd lihtsalt hajutame need 2 omavahel kokku, liikudes pintsliga just nende 2 kohtumiskohtade peal. Kui see osa on tehtud ja sul pudises midagi siia alla, siis sa saad selle ära püükida. Kui me oleksime põhja enne teinud, siis oleks pidanud hakkama seda sealt põhja pealt ära kraapima, aga niimoodi sa võid enda põhja kahjustada. Nii et lihtsam on kindlasti minu arvates teha silmameik enne. Liigume edasi põhja juurde. Selleks, et saavutada ilus, loomulik ja särav põhi. Miks just särav? Minu arvates see annab pigem loomulikuma efekti kui täismatt. Aga loomulikult, kui sul on väga rasune nahk, siis võiksid kasutada pigem matti umestuskreemi. Aga minu puhul on siis tegemist pigem kuiva naha omanikuga. Sellepärast ka mul on alati hästi oluline see niisutav kreem. Aga
karasuse naha puhul peab niistuvat kreemi alla panema. Loomuliku meigi jaoks ma soovitan pigem mõnda õhema tekstuuriga jumestuskreemi. Minul on hetkel Make Up Forever Reboot jumestuskreem ja alati loksuta, enne kui sa hakkad jumestuskreemi peale kandma. See läbi, sellepärast et kui jumestuskreem on seisnud, siis võivad need kiid omavahel lihtsalt eralduda ja läbi loksutamine aitab selle vastu, et su näol kuidagi ei oleks erinevates kohtades erinevad jumestuskreemi osad. Ja selleks, et anda veel näole selline ekstra särapuust, kasutan ma Charlotte Tilbury Hollywood Flawless filtri. See on siis selline toode, mis natuke meenutab aluskreemi, natuke meenutab jumestuskreemi ja natuke meenutab särakreemi. Ta on kombinatsioon kõigest ja ma kasutan seda siis meigi alla ja peamiselt siia silma alla ja põsesarnadele. Ja siit me hajutame ta ilusasti edasi ka. Ta annab selle, et see jumestuskreem natukene kumab läbi. Ideeliselt ta peaks ka nahka blurrima, aga ma ei ole sellest veel väga hästi aru saanud. Ja ma siis hajutan teda praegu jumestuskreemi pintsliga. Juba on näha, et siia tekkis selline mõnus glow. Ja see, mis siia üle jäi, siis võib sellised näo keskpunktid veel korraks sellega üle käia. Ja jumestuskreemi kannan selle sama pintsliga peale. Jumestuskreemi pealekandmisel ma soovitan alati alustada nendest piirkondadest ja hajuta kindlasti ka kaela peale natukene, et jumala eest mingid rante jääks. Me kõik oleme kunagi nende rantidega ringi käinud ja see on juba piinlik. Kindlasti hästi oluline on siia nina kurdudesse selle hajutamine hästi. Laubaga täpselt samamoodi alusta keskelt ja siis hajuta äärtesse laiali. Kindlasti hästi oluline ukse piir, kuidas sa saada nagu võimalikult ühtlane ja üks nagu põhiline nipp ongi lihtsalt alustada nagu väikse kogusega ja siit lauba keskelt ja liikuda nendesse äärtesse. Ja hea pintsliga on väga mugav hajutada. Siis ma tupsutan kergelt kõik üleval, selleks, et suruda jumestuskreemi vastu nahka rohkem ja lisaks tegevus ka kindlasti ühtlustab seda jumestuskreemi siin naha peal. Nüüd, kui see samm mõnda, siis natukene tahaks definitsiooni ka lisada ja selleks, et seda teha võimalikult loomulikult ja see jääks hästi sujuv, ma kasutan sellist kontuurimispulka. Ta on kahe otsaga, teisel pool on highlighter, aga seda ma väga ei kasuta, kuna ta pole väga hea. See on siis matt, tal ei ole mingit säre sees ja ma kannan seda siia põskedele. See aitab natukene lisada ka soojust, lihtsalt definitsiooni, siuke väga mitmekülgne ja hea asi. Ja seda meeldib mulle teha natukene väiksema pintsliga. Võtan siit seda otsesid pääst ja kannan nahale. Ma tean, et hästi paljud videod on sellised, kus kantakse täpikesed nahale, aga päris elus ma ütlen, et see tegelikult ei toimi väga hästi, sellepärast et samal ajal, kui sa neid täpikesi maalid, need juba kuivavad ja hiljem on väga raske saada seda kõike seal ühtlaseks. See on rohkem siuke clickbait. Ja ma liigun ka seda põsesarna mööda ja näo äärt mööda ülespoole, et natukene tõsta seda nägu. Natukene sellest põse sügavikust kõrgemale hakkan seda panema ja pigem liigugi järjest ülespoole. Kui ma selle siia väga alla tooks, siis see toob ka näo kogu üldise kuju allapoole ja teeb sellise kurvemaks ja ära vajunumaks kahjuks ka. Pigem liigume ülespoole selle asjaga. Ja suvel, kui on näiteks väga palav ilm, siis ma isegi teen seda sammu ilma jumestuskreemita väga tihti, sellepärast et see üksinda juba annab ka väga palju juurde. Siis selleks, et kõik omavahel jällegi ära hajutada, siis ma käin selle sama jumestuskreemi pintsliga kõik selle üle. Niimoodi kergelt tupsutades. Viimase kreemtootena ma lisan silmade alla peitikreemi. Ära kunagi lisa täpselt siia silma alla. Me pigem tahame sinna jätta vähe toodet ja sellepärast oleks hea alustada natuke kaugemalt sellega. Kui me teeme praegu loomulikku meiki, siis ma ei hakka full kontuurimist sellega tegema, vaid pigem keskendungi aladele, mis tahavad peitmist. Mul on üsna tumedad silmaalused, nii et ma alati kannan peitikreemi sinna. Selle väikese tupsuga on väga mugav seda peale kanda. Kindlasti lihtsalt tee see eelnevalt niiskeks, aga samas mitte nii, et ta päris nagu veest niriseks, et ikkagi tee niiskeks kraani all ja siis pigista võimalikult palju vett sellest välja. Ja kui sa tahad jällegist seda nägu natukene tõsta, siis seda peitikreemi ka hea niimoodi natuke ülespoole hajutada. Ja mida rohkem me hajutame, seda pehmem see ja loomulikum see kõik välja näeb. Kui me jätame tugevad randid, siis seda ebaloomulikum see meik välja näeb. Kui meil on kõik kreemtooted näos, siis võiks ka natukene kinnistada seda. Ei pea, aga meigi peal püsivusele aitab see ikkagi päris palju kaasa. Mina kasutan tavaliselt läbipaistvaid kinnitavaid puudreid ja hetkel on mul siis kasutusel Sensai puuder. Varem ma kasutasin Laura Mercier'd mitu aastat. Nüüd mõtlesin, et võiks midagi muud proovida. Ja selle puudri puhul ma olen aru saanud, et teda on parem peale kanda selle
švammiga, mis siin kaasas on. Ta on kindlasti kõrgekvaliteetiline švamm ja teda nagu tasub kasutada. Kindlasti lihtsalt vahepeal puhtaks ta pesta. Ma siis pressin selle nagu kinni siia. Peamised alad, kuhu ma selle puudriga keskendan, on silmaalused ja siis sellised kohad, kus poorid esile tulevad. Ehk siis need nina küljed, otsesine lõug. Kuna mul on kuiv nahk, siis ma ei pea üldiselt kogu oma nägu kinnitama. Välja arvatud suvel, kui on väga pala. Peale seda kinnituspuudrit, siis lähme jälle bronzeriga. See puuder annab jällegist seda soojust, seda kontuuri ja see kreemtoode siin all, ehk siis kreemkontuur, mida me enne peale kandsime, aitab sellel ka siia paremini kinni jääda, et kreem ja puuder omavahel toimivad selles suhtes väga hästi, ka selle püsivuse mõttes just. Ja siin on jälle hästi oluline nagu võimalikult siia juuksepiiri sisse hajutada, et ei jääks siia vahele mingisugust veidrat valget ränti. Miks ma alati laubale seda ka kannan? Sest et see natukene jäljendab loomulikku päevitust, päike tuleb ülevalt ja alati suvel inimeste laubad on pruunimad kui nende muu nägu ja natukene ka siis sellepärast siia nina peale, aga tõesti natukene. Ja kui sa tahad rohkem oma lõuajoont rõhutada, siis täpselt siia nagu keskele võib ka seda veidi kanda. Peale seda sammu ma tahaks selle kõik kinnitada ja meie kinnitusspray on selleks võluvõtmeks. See annab meile selle, et meik omavahel kokku sulanduks, et kihid seotuks saaksid ja samas see võtab ka selle puudri efekti oluliselt väiksemaks. Meiki kinniteid on väga-väga palju erinevaid turul saada täna. Praegu ma kasutasin üldsegist roosi vett, aga ka näiteks MAC Fix Plus on üks nagu põhilisemaid levinumaid ja mida mina olen läbi aastate väga palju pudeleid ära kasutanud. Ja näole highlighterit mulle meeldib kanda peale seda sammu, sellepärast et see jääb kuidagi veel peeglema efektiga kui puudri selle nähale kantuna. Ja ma kasutan täpselt seda sama highlighterit, mida ma silmadel kasutasin. Selle sama toote kordumine siin mitme näosa peal annab selle efekti. See kõik näeb jällegist nagu natukene seotum, natuke loomulikum välja kui see, kui me paneksime praegu 2 erinevat toodet silmadele ja siis näole. Ma enne ütlesin, et oleks hea, kui sul oleks 2 pinslit. Seda teist pinslit oleks vaja selleks, et panna siia silma sisenurka seda sama highlighterit. Ma kasutan sellist, ütleme keskmise suurusega ümmarguse otsaga pinslit selle jaoks. See lihtsalt annab nii ilusa sära silmale. Ma kasutan jälle seesama firma Shuer. Kahjuks Eestis seda ei müüda, aga saab tellida Beauty Based ja Cut Beauty'st. Nii, nüüd ongi põhi valmis. Natukene selleks, et seda silma teha ühtlasemaks, siis selle sama hajutuspintsliga ma natuke hajutan seda bronzerit ka siia silma alla, aga ma juurde ei võta, ma kasutan ainult seda, mis siin pintsli peal juba olemas on. See annab üsna nähtamatu efekti, aga tegelikult ta natukene seob seda silmaluuki kokku. Ja selleks, et siin ka mingid rante pole, siis ma soovitan siit ka ilusasti üle hajutada. Ja pigem hajuta ülespoole kui siia külje peale, sest kui sa hajutad ülespoole, see teeb su silma avatumaks ja ilusamaks. Kui sa teed siia küljele, siis pigem toob silma allapoole ja annab sellise kurvema ilme. Väga palju nagu rohkem kui vaja polekski. Vahest mulle täiesti näiteks meeldibki ilma ripsmendušita käia sellise meigiga, aga mida me kindlasti teeme on kulmud. Ilma kulmudeta ei saa. Kulmude värvimiseks on täna nii palju erinevaid võimalusi. Mulle meeldivad pigem sellised loomulikud keskmised kulmud. Ma harjan diagonaalis ülespoole oma kulmud läbi. Täidan kulmumarkeriga. Hetkel on mul Urban Decay oma. Kulmumarkeriga täidan need tühjad kohad lihtsalt kulmus ära ja sellest juba piisab. Ma kannan praegu väga neid kulmumarkereid, need annavad üliloomuliku tulemuse. Samas ikkagist nagu aitavad seda kuju defineerida. Lihtsalt me ei defineerigi seda nii tugevaks, kui võib-olla siin 3-4 aastat tagasi moes oli. Ja need annavad võimaluse ka joonistada siia ettepoole neid karvakesi juurde, kui on näiteks kellelgi heredamad kulmud. Lihtsalt tuleb olla üsna kerge käega, et mitte liiga tugevaid jooni teha. Aga kui juhtub, et tulevad liiga tugevad jooned, siis lihtsalt läbi kammides kohe peale seda sammu, ta juba tõmbab natukene pehmemaks seda. Ja nüüd viimase sammuna lihtsalt läheb ripsmenduš peale ja siis olemegi valmis sisuliselt. Kui tahad, saab ka huulevelli saada. Minu peamine soovitus on niisutada neid vaseliiniga, puhastada nad kõigepealt meigist ära. Ja ma kasutan selle jaoks vatitikukest. See annab lihtsalt selle, et huuled on niisutatud, see põhi on ühtlasem. Ja kuiva otsaga tõmban üleliigsed ootused pealt ära. Kui vaseliini on liiga palju huulte, siis need huuletooted ei taha hästi sinna külge jääda. Sellepärast on oluline need huuled enne ära puhastada. Ja ma kasutan täna sellist nude-toonis huulepliiatsit ja lihtsalt lisan siia läike peale. See on minu arust kõige loomulikum viis, mida saaks huulte värvimiseks kasutada.
miks huulepliiatsit üldse kasutada? See annab ääre meie huultele ja kui huulepliiats ei ole liiga pehme, siis ta tavaliselt aitab ka sellele kaasa, et huulepulk või huuleläige ei läheks nii kergesti laiali. Ja huuleläikena kasutan ühte Anastasia läiget. Ma kannan seda praegu pitsliga peale, et see natuke hügieenilisem oleks. Oma isiklikku huuleläiget võid muidugi ise kasutada kogu aeg. Ja huuleläikega on nii lihtne vahepeal täiendada seda luuki, et kui me sööme jooma ja see tuleb maha, siis lihtsalt 2 swipe'i ja jälle on huuled tehtud. Ja selline see meik välja tuli. Loomulikult siia võiks veel lisada näiteks mõned loomulikud ripsmepikendused, aga mulle väga meeldib, kuidas see praegu välja tuli. See on selline meik, mida vabalt saab igapäevaselt kanda ja samas näiteks ka suvel mõneks ürituseks. Alati ei ole vaja väga tugevat silmameiki või väga tugevat huult. Ma loodan, et teile meeldib. Andke teada, mida te tahaksite rohkem selle sarnast pida. Siin ma loodangi nüüd teie abi peale, et te tulete ja küsite küsimusi. Nimelt ma kavatsen järgmises videos natukene selgitada selliseid meigi raskemaid kohti, mis vigasid tehakse. Ma postitan enda Insta storidesse mingi hetk selle küsimuse võimaluse, et olge julged ja küsige, see kõik on anonüümne, keegi ei tea, et teie just seda küsisid. Ma väga tahaks teie mõtteid kuulda ja küsimustele vastata, aga aitäh, et sa vaatasid. Palun pane like, palun jaga oma sõpradele ja näeme järgmises videos. Tšau!